Te vaatate saadet Punker ja kanal on kanal 12 otse loomulikult. Meil on järgmise külalise aeg. Vabandust, ma olen nii segaduses, sest et tegemist on ikkagi Eesti tuntuima lauljaga. Tere, Markus! Tere õhtust! Tere tulemast Punkrisse! Ütle, kui te käisite just Valgevene tuuril, kas te seal ka mõnda Punkrisse sattusite? Et Valgevenes tuuri küll polnud, oli üks kontsert. Ole nüüd normaalne, iga Eesti bänd, kui ta läheb kuhugile ikkagi nagu kaugemale, sina oled võib-olla harjunud, et sul on tuuri jooksul 30 kontserti, aga Eesti bändina, mäletad ikka neid aegu, kui sa lähed ikkagi nagu Soome, sul on mingisuguses raudteejaama peldikus on tegelikult nagu selline akustiline kontsert või midagi, kohver on ees, siis ikka ütled, käisin Soomes tuuril. No jah. No mis siin salata, et kui vaadata sinu imidžit, siis minu esimene õõv oli see, et kui me saabusime sinna kohale kuhugi hostelisse, siis seal oli Stalini pilt seljas seina peal, et olin kohe niimoodi ajas kohe mitukümmend aastat tagasi läinud. Aga Minsk oli väga puhas ja korralik ja Lukašenko ikka üritab ikka väga sinna Euroopa poole trügida seda riiki, sellepärast, et suurim paanika, mis nagu seal oli see, et ma mõtlesin, et mis need inimesed siin närvilised on, et kui kontsert oli läbi ja seal kõik ära lähevad. Meil tehti uus alkoholiseadus, vaata nüüd samamoodi, et peaaegu nagu meil, et seal ei ole mitte 10-10, vaid 11-8, et keegi pole harjunud, see oli nädal aega olemas, nii et inimesed olid täielikus segaduses. Jah, täielikus segaduses, et kuidas siis nüüd slaavi inimene ei saa laupäeva õhtul enam pudelid kätte. Aga kuidas nad sellisesse nagu eestikeelsesse folk metalisse seal suhtusid? Mulle väga hästi, see kontsert läks nagu super hästi, selles mõttes, et oled ju esimest korda seal ja et keegi sind ei tunne, aga väga soojalt võeti vastu, et see kohutavalt pikk kontsert oli mingi 21-22 lugu esitasime ja raisad ei väsi ära ka. Sikke kanal, eks ole, tead see slaavi veri ikka vemmeldab kuradi korralikult, et väga-väga soe vastuvõtt oli. Mis muidugi lääne maailmaga nagu oli erinev, et kui läksid kuhugi lava taha, tead, siis nagu ikka nõuad sinna lavaveed või midagi niimoodi. Seal oli siis nagu umbes nagu 4 õlut ja külmkappi täis viina pannud. Küsisin korraldajat, kas te ikka tahate, et me ikka nagu esineme ka teile või et aga jah, see suur külalislahkus oli, et mis veel oli nagu, tuli vanast ajast meelde, et rock-kontserdil on natukene omapärane. Tundus see, et esiteks muidugi kahju, et seal muidugi see suur inflatsioon on, eks ole, mingi pilet maksis 280 000 rubla, aga sa võisid ka võtta oma tüdrukuga laua rock-kontserdil, mis maksis 350 000 rubla. Et see on nagu just nagu vanast ajast jäänud, just niimoodi lähed sinna, kus kelner toob sulle mingid asjad lauale ja viskad. Lava ees niimoodi valge lina, rahvas hüppab ümber riigi, sina pojad klaase püsti. Lava ees oli õnneks nii palju tehtud, et lava ees oli, ütleme, paarisajale inimene nagu siuke tühi ruum ja taga olidki siis nagu viisakad lauad ja siis kuradi et saa tool, et see oli nagu väga kihvt oli. Me jäime reisiga nagu väga rahule. Aga kui te tuuritate niimoodi, kas teil sellised grupisid või nagu totaalsed naisfänne ka on tekkinud? Las ma nüüd mõtled. Äkki Eestis sõidab keegi kaasa, sest... Tead, Eesti on nii väike, ma arvan, siin nüüd niimoodi ei teki, aga seal Ameerikas sai küll märgatud tuttavaid nägusid, aga nad ei ole nüüd nagu grupid, kui selles mõttes, et... Backstage ei lasta pärast või? Ei, ikka, oleme ikka hoolitsenud selle eest ka, et küll neid sinna ka tulema, aga nad on nagu olnud ikka sellised nagu sõbrad rohkem. Kuule, Markus, kohe vaatame su sõpru video pealt, et meil õnnestus leida üks grupi ja kes siis nii-öelda on tõepoolest sinu kõige suurem fänn ja vaatame, mis ta siis räägib. Ja praegu ma lihtsalt käin kaasas kontsertitel, muidugi nii, et ta ei tea seda. Markuse juuksuri käest ma sain Markuse juuksesalgu. Pärast seda, kui ma selle salgu sain, läheb mul nagu totaalselt hästi elus, et ma ei kujuta ette, kui ma veel Markuse endale saan, kui hästi mul hakkab minema. Aga tead, selle tütarlapsel oli ka üks unistus. No ikka mul on mõni väike soov ka. Kui ma saaks teha nii, et kõik mu soovid täituks, siis ma tahaks näha Markuse rinnanibusid.
Sellised inimesed on olemas, kujutad ette. Täielik tase, sa vaata, kus mu ego praegu tõusis. Andke mul ka üks purk raisk. Küll sa purgi saad, aga me tahtsimegi öelda, et kindlasti tahad sa hea tegevuse. Kas sa hea tegevuse mõttes ei tahaks korra rinnanipusid näidata, et see tüdruk kindlasti jälgib täna? Me anname talle sinu kontakti, kui tohib, et äkki sa talle ikkagi nagu loomulikult privaatselt näitad. Kurat, nüüd tuli juba järgmine kohe business idee, tee või kalender, tead metsatollu meeste kehaosadest. Ja kosmikud on muidugi selle niši jubedalt enda kätte võtnud, eks ole. Et see siis võib tekkida nagu pika hambaga vaadatakse, et need ahvivad jälle. Aga need pikad nagu kontserttuurid Ameerikas ja siis, miks te siin nii vähe kontserte annate, sest et siin oleme ka ikka parajalt andnud ja nüüd tuurilt tulles läksime kohe Valgevenesse, kohe tuleb 4 kontserti Eestis ka siis. Et siis 14 november siis oleme Tartus, 15 oleme Viljandis ja siis järgmine nädalavahetus oleme siis Pärnus ja Tallinnas, et see on siis nagu esimese plaadi, tähistame nagu esimese plaadi ilmumist nagu 10 aastat tagasi sellega. Ja siis tuleb veel, siis läheme jälle Eestist välja. Kui omapärane... Oled sa siis nüüd rahul ka sellega, et vaata, kõik alustavad Eesti bändid või ka siin juba tegutsevad Eesti bändid ju on mõelnud korra sellest, et kurat, kui välismaal läbi lööks, see oleks ikka tõsiselt äge. Kui see ühel hetkel nagu käes on see siis äge ka või... Siin on ju veel meil ronida, meeletulk tööd on veel teha, et selles suhtes... Meie nagu naudime seda, mida me teeme ja näha on, et keegi pole ära ka tõusnud ja et ma arvan, et oleme teinud õige valiku ja vaatame, mis saab. Et endal on ka huvitav, et kui kaugele selle eesti keelega siis annab pressida tegelikult. Aga teie sõnum on ju ikka nagu mingi muinas Eesti asi. Ütleme, kui keegi seal küsib, ma ütlen, et kuna me kirjutame ikkagi muusika, sõnad kõik ise, et ta ongi ikka väga elulised teemad on. Aga milline seal muinaseestlastel seksimise ajal kõige popim poos oli? Ma tean, ainult kõige popimat seda flirtimise algust oli see, et viisakas tüüpiline Eesti mees läks ikka naisi juurde ja küsis, et vägistan kohe ära või löönen uimaseks ka. Aitäh! Aga jah, ja siis... Aitäh viie eest, hakkan kohe kasutama. Jah, absoluutselt. Et siis väljendad sellega oma nagu iha vastassoole, aga nagu ma arvan, et see poos võiks sealt vist ikka see koerakas või? No ilmselt väga mõistlik, et muidu läheb selg prügiseks, aga niimoodi sai rahulikult pärast püüdka, et puhtaks läheb minema. Selles mõttes õige. Aga ma ei tea, kuidas öelda meest sõnast koera sabast või, et kuna sa juba välja viskasid selle mõtte, siis tegelikult ma annan sulle kaasa selle purgikese. Ja, loomulikult. Ja siin vanemad mehed ei olnud nõus seda täitma, eks nad ise teavad oma põhjusi, tõenäoliselt kvaliteet, spermal ei ole selline, mida Eesti naistega jagada, aga sinu kvaliteeti me usume ja ma arvan, et me tõstame oluliselt seda keskmise sperma taset meil, on ju nii? Ma tahaks nii tänada praegu seda saadet Punkrit selle võimaluse eest. Ma olen nii liigutatud. Ma olen nii liigutatud. Me võime selle ajakirja kaasa anda. Ja see on mul tellitud. Aga ma pean sult ühe lubaduse võtma, et kui sa sellega tegelema hakkad, siis need leheküljed katta kinni. See genofond ei tule hea, kui sa selle pildiga seda. Kõik jõuavad minust kaugemale, ma ei saa aru. Aga me tunneme seda kirjastajat, me võime sinu ka organiseerida fotoseeria. Ei ole hullu, teeme selle kalendri. Aitäh, Markus! Ja niimoodi näeb välja siis tõeline Eesti selline rokimees, naistemurdja ja kõik Koit Toomed ja kes te seal olete, teadke nii või naa, et laula, mis sa laulad, aga nikutöll tuleb ikka metsast.